Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kõigile, Autotund on eetris, meil on 17. aprill, teil on ilmselt midagi hilisemat. Kevad on käes, päike paistab, stuudios on seekord 2 inimest, Tarmo Tähepõld Autogeeniusest ja Kaur Ilves põhimõtteliselt ka Autogeeniusest. Võtame läbi mõned uudised ja oleme sõitnud 2 vaheliseks taaskord kiire autoga, aga mitte kiiresti, aeglaselt või vaatame. Uudistes räägime, et Leedu riik hakkab maksma inimestele 1000 eurot. Eesti riik selle eest hakkab aga eraparklatele infot jagama. Euroopa Liidu riik, ehk siis me kõik hakkame varsti sõitma mustade kastidega. Aga häid uudisid on ka. Nüüd saab minuti kaupa kaubikut rentida. Aston Martinit saab elektriga ja ühe autovõtme eest võid maksta ka 500 000 eurot, kui taskus kibeleb. Aga hakkamegi uudistega peale. Võtame siis need riigid otse järjest ette. Leedu on käinud välja idee, selleks on isegi ka juba raha eraldatud. Täpselt sellist reglementi veel ei ole, et kui sa lähed oma saastava vana panni, annad vana rauda siis, ja ostad uue auto, siis sa saad 1000 eurot riigilt nii-öelda preemiaks. Ja eesmärgiks ei ole niivõrd sellise automüügi ja sisemajanduse või kuidas nimetaks, välismajanduse, ei. Sõltub, kas nad tohtavad ise autosi või nad impordivad. Ühesõnaga mitte majanduse edendamine, vaid loomulikult keskkonnasääst. Et Leedus on vist neid vanu autosid isegi rohkem kui Eestis. Selliseid skeeme kasutati siin mitu aastat tagasi ka, aga miks ma selle majanduse sisse tõin, et minu arust siis oli Inglismaal ja just eesmärgiks pigem nagu see raha ringlusesse saamine, et inimesed ostaks omal uusi autosid. Ma ei tea, kas Eestis oleks sellist asja vaja? Hea küsimus. Ma ei tea, kui Eesti seda autopargi keskmist vanust vaadata, et ega see on midagi roosilist ei paista, et kuigi Tallinna linnas võib-olla neid uuemaid autosid nagu pildis on rohkem, siis keskmine vanus on ikkagi, mis ta on, 15-16 aasta peal. Hakkab roostetama ja hakkab vaikselt katki minema ja mingil hetkel on ikkagi tahtmine võib-olla midagi veidi värskemat võtta. Kas 1000 eurot võiks see motivaator olla? Mine tea, päris uue auto ostmiseks. 1000 eurot on peaaegu, kui sa ostad 10 000 eurose Dacia Dusteri, siis on ta näiteks liisingu sissemakse. Jah, näiteks. 20 000 puhul on see juba pool liisingu sissemaksest. Et lihtsalt see, võib-olla ma olen liiga Tallinna keskne, et üks on see, mis neid on arvel. Selle järgi, eks ju, keskmine vanus. Aga kui nüüd saaks statistika, et kindlustatud autode, ehk siis need, mis on nagu aktiivselt liikluses, nende vanus, et siin Tallinnas nagu otseselt ei näe neid tossavaid autosid. Eks põhjus on ka selles, et Eestis tehnoülevaatuse kord on ikkagi päris karmiks läinud ja siis konjakipudeli või 50 eurosega sa sealt nii naljalt enam läbi ei libise. Selle 50 euro või konjakiga saavad need töötajad saadavad sind tagasi või nad saavad ennast kiirelt töölt lahti. Et tänapäeval see järel on päris hea. Võib-olla 500-ga tasuks proovida, aga siis on ausalt mõistlikum äkki see auto ära parandada. Jah, kokkuvõttes ikkagi ütleme, et see on positiivne uudis, ja mujal maailmas on ju ka neid skeeme tehtud ja iseenesest on see mingil määral ta nügib seda tarbijat võib-olla sinna mõistlikuma ja võib-olla tarbijaks ka tegelikult kokkuvõttes äkki odavama auto suunas, ma ei tea, see on 2 otsaga asi. Uus auto on jälle selles mõttes nagu ta ei ole investeering, vaid ta on ikka räige kulu, sest esimese paari aastaga aurab see auto väärtuses sul 40-50% ära. Et võidad 1000, aga kaotad üle 3 aasta äkki 5000. Kuidas võtta? Jah, ma mõtlen ka, et kui Eestisse sisse viidaks ja ma tahaksin tegelikult mul on väga hea auto, aga kui ma tahaks sellest lahti saada, kas riik sunniks mind uut ostma või ma ütlen, et näete, mul on siin jube hea pakkumine 2 aastat vana väikse läbisõiduga auto, et kas ma sellise ka võin osta, et seal tuleb päris kõvasti neid agasid veel sisse, aga Jah, ta võiks olla võib-olla pigem siis mitte ainult uue, vaid ikkagi mingisuguse nagu mõistliku, ütleme saaste normi järgi see asi siduda ära. Jah, mingi kas sa pead ostma vähemalt euro 5 või euro 6 saaste normi, täpselt. Selge, ma ei tea, kuhu need Leedu vanad autod siis lähevad ja mis selle 1000 euro eest, et kas ta peab Leedu registrist lahkuma või ta peab oma maisest eksistendist lahkuma? Nad tulevad Eesti turule. Jah, heas korras ja väikse läbisõiduga. Absoluutselt.
nii, aga mitu tasumata parkimistrahvi sul on, ütle ausalt? Täitsa tänase seisuga ma peaks ütlema, et on 0. Ma väga korralik parkija. Siin me saame korraks uue teema sisse võtta. Kreditreformi, mis on üks inkassofirma, vist on, andmetel minul on ja olen kohanud Facebookis palju inimesi, kellel on sama mure, et kreditreformi arust on nad võlgu midagi. Ja probleem on selles, et seal on valitud selline taktika, et kui mingi auto on jäänud parkimisest võlgu, siis hakatakse võtma neid telefoninumbreid, kes on selle autot kunagi oma mobiili pealt parkinud ja neid nii-öelda läbi kammima, mis tegelikult on siin palju kisa ja tüli tõstatanud ja keegi ei tea, kas üldse on, kas ta legaalne just on, aga eetiline ta nüüd ei ole. Eetiline pole ta kindlasti, jah. Kuid ette oma töö raames olema viimase nüüd pea 1,5 või 2 aasta jooksul parkinud ikka 10 proovisõiduautosid. 10 vähemalt, mõnikümmend kindlasti ma arvan, et just, et kui nüüd pärast mind nende autodega inimesed hakkavad trahve saama, et kuidas siis, ühesõnaga, see selleks, aga nüüd võib see nali selles mõttes isegi lõppeda, kuna riik on kohtuotsusega vist kohustatud, kui see parkimisfirma teeb päringu, siis riik peab esitama neile info, kellele konkreetse numbriga auto kuulub. Jah, me oleme vist ükskord varem seda natuke teemat arutanud, eks ta kokkuvõttes on küsimus kinni mõistlikus käitumises. Ma ütleks, et jah, eraparklalt üle sa võid ju kuri olla, et alati võib-olla ei ole see parkla kõige parema kvaliteediga, on selline kruusahunnik, astud välja ja jalg on must või on märg. Olgu peale, aga see ongi, see on ju puhas eraettevõtlus, et kui sa poodi lähed, et see normaalne inimene ei jaluta sealt välja nii-öelda, et üks õun ekstra taskus ja mingisugune kallim pudel kuskil hõlmal, et sama suhtumine üks selle parkimisega, sest kui lugeda neid gruppe, minu arust on väga palju on sellist suhtumist, et kabetan edasi ja võtan mingisuguse, ma ei tea, kõnekaardiga telefoni ja et saaks ikkagi kuidagi nagu seda mõisaköit lohistada. Jah, igatahes ega siin ei olegi nagu, et mul hea või halb, see ongi nüüd lihtsalt uudis on selles, et jah, et riik otsustas, et ta nüüd hakkabki neid andmeid edastama ja ka tagantjärgi, et kui keegi on siin üritanud paar aastat niimoodi radari all ja neid igasuguseid sõnumeid ja asju vältida ja teil tegelikult ka on see trahv maksmata, siis tuleb vist kiirustada tasuma. Jah, võib-olla see lõppu mingi kiire tarbija soovitus ka, et juhtub ikka, et sa eksid, juhtub, et sa võib-olla pargid valesse tsooni või sa pargid hiljem, et trahve on võimalik alati mõistlikult vaidlustada ja päris sageli võetakse ka seda arvesse. Ja siia esimese uudistebloki lõppu veel üks teema, mida me oleme ka korra puudutanud varem, ka see on jõudnud seadusandluses järgmise taseme poolt saanud heaks kiidu. Autode juhiabisüsteemid ja must kast ja suur vend, nagu me vist viimati rääkisime. Et Euroopa Liidu järjekordsest instantsist on saanud heaks kiidu see projekt, et aastal 2022 peavad kõik uued autod, mis välja tulevad teha, sest omama selliseid juhiabisid, mis loevad liiklusmärke, GPS-i põhised kiiruspiirangud muuseas veel. Just, ja sätivad kiiruse sellele vastavalt. Et loomulikult alguses on võimalik see välja lülitada, aga vaikimisi on ta sees. Vaikimisi on sees. See on nagu huvitav, et sa tõid paralleeli suur vend Orwellist, et selle nimi on suur isa, sest selle süsteemi lühend ongi ISA, Intelligent Speed Assistant. suur isa jälgib meid. Ja eks argumendiks on liiklusohutus, väga palju süüdistatakse kiirust ja nii edasi. Kui ta sinnamaani, kui ta on selline assisteeriv, abistav süsteem, siis ta ei ole midagi erakordset, see on umbes sama nagu tänapäeval, et loeb liiklusmärke sul see auto ja võib ka hoiatada, kui sa sealt nagu üle lähed. Võib-olla natuke ebameeldivaks muutuda siis, kui ta jõuab seal järgmisele 2 tasemele, et üks tase on see, et ta piirab kiirust, aga ta jätab sulle alles võimaluse ikkagi natuke kiiremini sõita. Et kui sa vajutad gaasipedali nagu põhja, näiteks möödasõiduks. See on üks variant. Ja siis 3. tase on see, et sul keeratakse kõik kraanid kinni kiiremini sõitmast, kui ta arvab.
võib ka esitada teise küsimuse, et kas need asukohapõhised kiirusepiirangud igal ajal on ohutud, näiteks talvel, 90 kõrvaltee, just. et isa justkui lubaks sõita, aga elu ei luba. Jah, siia juhiabide või ohutussüsteemide alla käib ka juhi unisuse ja tähelepanu ajumise hoiatamise süsteem. See ilmselt loeb siis sinu reaktsioone, sinu silma liikumist. Hädapidurdus tuli, ma ei tea. On see salongis sees või väljas? Ma ei kujuta ette, et mul praegult minu arust on ka hädapidurdus tuli, et selle nimi on pidurdus tuli. Et kui mis see hädapidurdus siis on veel... See on hea küsimus, võib-olla tuleb mingi eriti suur punane. Kas see vaata paljudel, vähemalt Prantsuse autodel on see, et kui sa teed äkkpidurduse, siis ohutuled lähevad automaatselt põlema. Aga see ei ole praegu ka reguleeritud, et see on enamustel autodel, ja pluss on see, et vist uuematel, kui sa tugevalt pidurdad, siis hakkavad pidurituled vilkuma. Tagantpoolt vaadates, et see näitab, et läheb jamaks kohe. Siis on sündmuste salvesti, mis on must kast lihtsamas keeles ja samuti peab olema tagatud alkoluku paigaldamise võimalus. Eks alkolukk on ka mõistlik, selle vastu oleks ka siin tobe natuke, et ei mis asja, ma pean ikka saan purjus peaga sõita. Aga keegi ütles küll, et jube jama, oma koduhoovis sul on vaja auto ümber parkida. Või kuuris tahad laupäeva lõunal saada muruniitjad kätte, oled juba, ütleme esimese õllega maiustanud ja kutsud naabrime appi, kuule tule aja mu auto eest ära, ma ei saa muruniitjad kätte. Jah, igale jõule on vastujõud olemas, et siis otsitakse lähim kaine inimene, kes puhub luku lahti. Naabrimeest tuleb puhub lahti ja sellised seadused on meid siis ootamas ja tabanud, ei teagi. Vaatame, kuidas see tööl hakkab. Teeme siia väikse pausi. Autotund. Autotund on tagasi. Stuudios Tarmo Tähepõld, Kaur Ilves. Räägime siis vahelduseks autodest ka. Aston Martin Rapide. Tead, mis auto see on? Jaa, see on väga kena auto. Mis on selle auto suurim eripära? Võrreldes teiste Aston Martinitega? Tal on uksed ka tahaistmele sisenemiseks. 4 ust. Et nad tulid korraga, kui see buum tuli, kui Porsche tegi 4-ukselise, siis tegi Aston ja minust oli keegi veel, kas Maserati tuli? Ei, Quattroporte tuli vist varem. Tema oli varem. Rapide, Aston Martini mudeli valiku kõige iidsem tegelane hetkel, selles mõttes suhteliselt aegunud juba, kuigi jätkuvalt V12 mootor ja selles mõttes, et tavaautodega võrreldes ei ole veel aegunud, aga ajalises mõttes aeg tal vähemalt hetkel püünelt lahkuda, aga Aston Martin tegi ka ühe lahkumismudeli AMR, see on nende niisugune sportlikum pakett, aga mitte see ei jää Rapide'i luigelauluks. Linnulauluks. Eesti keele need väljendid lähevad sassi juba, vaid tehakse 155 erilist Rapide'i ja see on ikka nii eriline, et kohe on, et sellest võiks tulla ju kohe järgmine, ütleme, uus mudel. Tehakse täiselektriliseks. Üllatuseks. Aga mõnes mõttes on, et kui see uudis tuli, et ilmselt ma olen midagi kuskil maha maganud või nad tegidki selle nii äkiliselt, ma ei tea, kelle tehnoloogiat nad siis kasutavad või on neil in-house juba nii palju seda elektriteadmist sees, et see ei ole selline asi, et aastal 2025 tuleb elektriline Rapide. Ei, ma sain aru, et seda saab juba tellida, kätte veel kohe ei saa. Selline paras 300 kilti vist peaks sõita saama, kui see nüüd just miilid ei olnud. Et oleks selline tüüpiline keskmine elektrisedaan, et keegi ei räägi seal mingist 2-sekundilisest kiirendusajast, vaid 3. Akude suurus on 65 kilovatt-tundi, mis ei ole väga suur. Tänapäevased need Jaguar I-Pace 90 ja 610 hobujõudu ja 960 newtonmeetrit väänet, nii et mine tea, äkki teebki 3 sekundit ära. Jah, täitsa võimalik. Sõiduulatus on 320 kilomeetrit ja tavalise sellise 50 kilovatise laadiaga 90 minutiga akut täis. Et ilmselgelt on tegemist sellise kollektsionääri autoga. Jah, kollektsionääri auto, aga ta näeb muidugi äge välja, et ütleme, et ikkagi midagi on seal disainis niimoodi natuke kõpitseb. On selles mõttes jah, et ta ei ole üldse sarnane selle Rapide'iga, mis praegu
praegu veel siin sõidab. Selle Rapidiga, mis aeg-ajalt muuseas meie stuudio maja ees seisab, ja. Me ei hakka rääkima, kes sellega pargib, see värgiks eraldi saadet. Rapid on isest jah, kihvt auto, et minu arust oli, kas isegi tituleeriti kunagi, et ilusaim nii-öelda 4-aukseline, kuidas öelda, see sportkupee üldse. Ja noh, ta on tõesti, ta on ikkagi väga kena ja selline klassikalised proportsioonid ja madal ja tal ei ole vist nagu disainis, et mitte ühtegi apsakat küljes, ütleme. Et ainuke asi, kus hakkavad apsakad pihta on see, kus sa salongi istud, et siis see kõik see seal salongis tundub nii vana võrreldes sellega, mis sealt väljast paistab. Ja teha see Aston Martin 4-aukseline, see on natuke selline rikaste maailmas nagu hipsteri valik või nagu sama Maserati, et sul on, eks ju, sul on Mercedes S-klass, BMW 7, Audi A8, aga siis sa tahad ikka tegelikult ka erineda, siis lähed võtad Maserati või siis nüüd selle Rapidi, sest ka Panamera kahjuks pigem on see selline julge ja kindel valik, mitte sellise seiklusliku isikupärane, ütle mitte isegi isikupärane, vaid see vist on juba selgelt, selle asja nimi on eksklusiivne. Aston Martiniga nüüd kõik kliendid, kes seda kohe tahavad Eestis ostma hakata, peavad arvestama, et õli tuleb vahetada Stockholmis, et see on lähim esindus on seal. Aga kui ma ise tahaks vahetada, kui garantii aeg on läbi selles mõttes, siis ma võin ju ise. Kõik autogeeniuse lugejad on julged do it yourself inimesed, nii et ostke Aston Martin ja vahetage õli ise. Kui sa oled selle üks nendest 155, kes selle Rapidi ostab või kellel lubatakse osta, ega ma ei teagi. Äkki seal on ka selline, et sa päris ei jaluta salongi sisse. Siis sellel on vaja väärilist võtit ja eksklusiivsed. Kas sina mäletad Vertu telefoni? Jaa, ma olen lugenud selle kohta. Kas sul endal ei olnud? Kindlasti mitte. Põhimõtteliselt Vertu tegi telefone, võttis Nokia telefoni, toonased tippmudelid. Vanasti oli ju see, noored, kes te ei mäleta, mida väiksem telefon oli, seda ägedam. Siis kui olid veel nuputelefonid ja Nokial oli see 8000 seeria. Vertu võttis, pani sinna plaatina, kulda, teemanteid kõike ja küsis selle telefoni eest päris mitukümmend 000. Soomlastel nutti on ja nüüd on üks teine Soome firma, nimega ei tulegi meelde, hakanud tegema autovõtmeid, eksklusiivseid. Selle firma nimi on Avain. Ja selle juht. Ilmselt soome keeles on selle asja mõte nagu avain, mis on võti, eks? Just, aga 2 V-ga, siis nii on peenem. Toodab eksklusiivseid autovõtmeid. Kõige odavam selline lihtsa inimese autovõti on 49 000 eurot. Nimi on Quantum. Seal on kulda, seal on kalliskive, on ka puitu ja nahka. Ja järgmine nimega Serenity maksab 89 000 eurot. Seal on rohkem kõike seda, mida ma ennem nimetasin. Ja siis on üks võti, mis on praegult nagu üksik seerias, teisi tehakse kumbagi 20. Ja siis üks, mille nimi on Phantom, maksab ainult 500,000 eurot. Ja seal on veel rohkem seda kõike. Vot nüüd siin tekivad igast huvitavad stsenaariumid pähe, et autovõtme kaotamine sellisel juhul omandab täiesti teistsuguse mastaabi kui tavaliselt. Selles mõttes ettenägelik inimene võtabki alati 2 komplekti. Kui sul üks ära kaob, siis sa tood kodust teise. Aga jah, et see firma asub Helsingis. Loomulikult on neil ka esindus Dubais, juhul kui te seal kandis viibite ja tahate omale võtit tellida. Selle Phantomi küljes on, kellele see number midagi ütleb, mulle ütle, 34,5 karaadi jagu teemanteid. On see palju, on see vähe, ma ei tea. Lihtsalt selle esimese, kõige odavama küljes on, vist oli 3. Siin on erinevad arvud. Et odavamate puhul on öeldud, mitu teemantit on. Kõige odavamal on 354 teemantit. Aga kõige kallima puhul räägitakse juba karaatidest. Aga mis on selle juures lõbus, rikast üle on ju alati hea naerda. Sa saad seda võtit tellida Aston Martinile, Bentley'le, Bugatile, ühesõnaga. Ise teate neid nimesid, Mercedes, Porsche, aga selle firma juht Jalmari Mattila ütleb, et kui sul on Audi või BMW, millel sa tahaksid seda kallist võtit, siis võta nendega ühendust, võib-olla jõuate mingile kokkuleppele, aga vaikimisi nendele ei toodeta, aga Mercedesele toodetakse. Ilmselt Audile ja BMW-le nad toodavad võib-olla siis 1 000 000 euro eest näiteks võtma. Jah, et nad tahaks näha, milline luksuskaupade tootja
ütleb kliendile, et mine ära, ma ei taha sulle teemantist võtit teha, sest sul on BMW. Aga ta näeb äge välja, soovitame seda uudist vaadata autogeeniusest, et ja ei, ilusti on disainitud, et ma ütlen, et mulle meeldib võib-olla see kõige odavam kõige rohkem, sest seal on kõige vähem teemanteid, aga selle eest see puit on ilus. Vot, soomlane on ettevõtlik rahvas ja autouudiste lõpuks tuleme sealt 500 000 võtmete juurest ära, tuleme kaubikute juurde. Kui tihti sul läheb kaubikut vaja? Sul on universaalkeerega BMW, sul ei lähe kunagi vaja. Mul oli universaalkeerega, enam ei ole. Nüüd ma laenan sõbralt autot, mille ma saa käru taha ühendada, aga kaubik võiks muidugi ikka läheks nagu vahel vaja. Ma arvan, et niimoodi reaalselt, kui käru kasutamise võimalust ei ole ja midagi oleks vaja transportida, võib-olla siis kvartalis korra ikka oleks mingit kaubikut vaja. Kui seni oli võimalus, et sa rendid kaubiku ja siis sa pead rentima ju päevaks, tavast on see selline 40-50 eurot, siis nüüd tuli turule CityBee nimeline teenus, mis on äpp ja see on auto jagamine, aga see ei ole selles mõttes, et mis ühendab kõiki kaubiku omanikke, vaid üle Tallinna linna on jaotatud laiali hulk tuli uusi Fiat Ducato suuri kaubikuid ja siis edasi toimib see juba niimoodi, võtad äppi, registreerid ennast sinna ära, lisad maksekaardi, lisad oma juhiloa pildi, sind korraks tuvastatakse, pead endast selfie ka tegema. See minul võttis mingi paar minutit kogu see protsess aega. Ja siis vaatad, kus kaubik asub. Lähed kohale, vajutad äpist ava, kaubik teeb klõps, uksed lähevad lahti, seal sees on võti, ühesõnaga süüteluku võti, nagu millega sa teed, ja hakkad sõitma. 29 senti minut. Tund tuleb, tunnihind on 9,90 ja päevahind tuli lõpuks kokku ka 44. Aga selle mõte on see, et kui sa näiteks ostad omale Lasnamäelt mööblipoest diivani ja tahad viia selle laagrisse, kus sa elad, siis sa võtadki selle bussi kuskilt, kust iganes, viid see diivani koju ja jätad selle sobivasse CityBee poolt määratud kohtadesse, aga need on nagu üle linna laiali. Et sa ei saa seda päris oma kodu väravette jätta, aga sa võid selle laagris kuskil jätta, sisuliselt saad võtta kaubiku näiteks 45 minutiks. Väga teretund asi jälle, et minu arust kõige paremad teenused on need, mis lahendavad inimeste igapäevaseid probleeme mugavalt ära, et see tundub üks sellistest olevat. Ja põhiline see, et sellel hetkel, kui ta nüüd eile käivitati, kohe rallisin Sõle tänaval oli üks kaubik ja ta oli ilusti olemas, kõik toimis. Täpselt ma võtsin, avanes, tegin seal parklas ühe ringi, eraldi tuleb lisaks veel kilomeetri tasu ka mingi 20 senti. Aga selle sees on kõik kütus, et sa ei pea seda tankima, seal sees on, tähendab sa pead, juhul kui ta on tühi, seal sees on kütusekaart, millega sa saad tankida, kui su kaubik hakkab tühjaks saama. Ütlen ka kohe, et selle kütusekaardi kuritarvitamine on 300-eurone trahv. Et kui sa sellega ühtlasi lähed ja paned ka oma autosse natukene. Ja sõbra autosse. Ja, siis ma arvan, et neil on mooduseid, kuidas see välja tuleb. Et olemas toimib CityBee, et kui teil on vaja midagi vedada kiiresti ja korraks, siis nüüd on see lahendus olemas ja ma loodan, et Leedus on nad juba tükk aega olnud turul ja on jäänud sinna turule. Et järelikult vajadust on. Põhiline on see, et kui kõik hakkavad laupäeva päeval vedama ehituspoest omale seda kübrokit ja segu koju või asju, et siis äkki neid kaubikuid jääb puudu. Aga võib-olla mitte. Teeme ühe pausi ja siis räägime autodest. Autotund. Nagu lubatud, kiired autod. Ja kuna stuudios on Kaur Ilves, siis 50-50 on tõenäosus, et me räägime Porschest. Ja me räägime Porschest. Millisest me räägime? Millist me räägime? Panamera GTS-ist räägime. Muidugi ma jälle ütleks nagu ette ära, et ei taha öelda, et ma olen inimene, kes sõidab ainult Porschedega, et lihtsalt kuidagi viimasel ajal on lihtsalt mingisuguste juhuste tõttu sattunud järge mööda Porschesid, aga ega ju, kes see siis ütleks ära sellest, kui sulle pakutakse võimalus sõita Panamera GTS-iga? Panamera on Porschel huvitav auto, see on selline 4-ukseline GT Coupé, mis on siis nüüd, mis ta on teine põlvkond praegu käimas. Ja see oli väga huvitav auto, mida proovida, sellepärast, et ma ei ole kunagi sellistega sõitnud
ja ootused olid sellised kahetised, et huvitav, et mis ta siis nüüd täpsemalt on, et kui ta on Porsche, siis ta on ilmselt sportlik, aga kui ta nüüd on jällegi nagu GT, et siis ta äkki on natukene nagu vähem sportlik, et kas ta on nagu pigem mugav või kas ta on pigem sportlik, ühte või teist. Võib-olla kõige rohkem mõjuski tema puhul see, et ta niimoodi väljast vaadates, ta tundub päris suur auto, et kui sa näed teda, ta on madal, ta on lai, ta on 2 meetrit lai ja ta on isegi üle 5 meetri pikk. Niisugune paras elukus, aga ta näeb väga hea välja. Ja teed ukse lahti, seal on 4 eraldi istekohta. Kuskil paberites on nimetatud ka 4+1. Ma ei tea päris täpselt, mida see tähendab, aga vist ma vaatasin, et äkki sinna taha keskele võib-olla siis mingi see kõrgendusega põhimõtteliselt sa võid, see keskkonsoolis on taga ju tohutu ekraan, kus sa saad juhtida konsool, et kui sa oma jalad sinna ümber paned, siis ja võib-olla õnnestub, jah. Sest Panameradega on ju meil toimetus ka teised sõitnud, et see GTS on natuke teistsugune võib-olla selles mõttes, et aga räägime see GTS-i teemast hiljem, et mis on huvitav see, et ta on põhimõtteliselt ikkagi 4 inimese auto, millega siis sportlikult ja kiirelt ütleme autobaanil sõita vajadusel kurvides ka ja põhiküsimus minu jaoks oli see, et ta on suur auto, et kas ta läheb väikeseks, kui tee on kurviline. Et see on alati see, mis on nende suurte autode miinus, kui sa sõidad 7. seeria BMW-ga kuskil kurvilisel teel kiirelt, siis sa tunned nagu sa ikkagi liiguksid poole elutoaga seal, ütleme niimoodi. Aga see on siis ka sellest, et see auto kaalub mitu 100 kilo rohkem kui sportauto, et see füüsika lihtsalt tiribki su teelt välja või sul on tunne, et ta tirib? Tänapäeval lihtsalt on see pigem tunne ja eks see on ka nagu see, et 7. seeria BMW on ikkagi pigem selline mugavusele orienteeritud, et kõik vedrustus on pehmem ja auto reageerib aeglasemalt ja Panamera puhul oli see huvitav, et ta mida kitsam ja kurvilisem tee oli ja mida suurem kiirus, et seda väiksem ta tundus justki, et sa enam neid auto mõõtmeid ei tajunud sellise ohtlikuna, et ta muutuski sportautoks, et sa lülitad seal vedrustusel paar nuppu ümber, klõps ja siis ta oleks nagu umbes nagu mingi maagilise dieedi teinud ja 500 kilo ära kaotanud. Et ma arvan, et see ongi see kõige lahedam tunne nende GT-autode puhul, et ta on hästi, ta kasutusvõimalused hästi avarad, ta võib olla maantee peal väga meeldiv kruiser, sa võid ilmselt 1000 kilomeetrit sõita nii, et sa ei pea ennast üldse nagu liigutamagi seal rooli taga või siis nagu kurvilise teel täiesti hulluks minna temaga. Et see oli see, mis mulle meeldis. Et ma ei tea, kuidas teile endal muljed on, et siin toimetuses te olete teiste Panameradega ka vist sõidetud. Minul pikem sõit oli selle hübriidiga, mis on ju veel raskem. Kas see oli sportturismo, mis on tagant selle universaalkerega ja siis veel hübriid, ta on aga akud, raskuskese on küll madalamal, aga ta on ikkagi raskem ja see oli selles mõttes ma ütleks pigem ikka kruiser, sest et mis ma kõige rohkem selle auto puhul, et ma seal kiiret kurvisõitu ei teinud, aga see sama tunne, et kui sa lükkad pedaali põrandasse, siis ta nagu selga ei löönud et sellist metsikut või mingit möiratust, loomulikult, kui me räägime tavaautode mõistes, oli see hübriid ka väga kiire, kõik oli, aga ta ei olnud metsik, ta oli selline Porsche mõttes hillitsetud. ja selle kõige julmema Turbo S-iga vist sõitis ju meil Peeter Koppel, keda siin hetkel ei ole, aga tema mälestused sellest olid muidugi väga, väga kirevad, et seal lõi küll selga ja 2 jalaga, mitte ühega. Jah, et see ilmselt sõltub sest Panamera enda, ütleme, ilma hübriidita, ta mass on 2 tonni, 1900 kopikatega. Hübriid on kuskil 2300. GTS oli sellepärast huvitav, et ta on GTS mudelid üldse, ta on seal kuskil vahepeal, et öeldakse, et GTS on Porsche valikust, on selline hea juhi auto, et kui sa ei taha seda turbo hullumeelsust tingimata. See oli ikkagi V8 mootor, 460 hobujõudu, 0-100-ni, mis oli 4,1 sekundit, mis on selline päris kiire, et isegi väga kiire ja see paigalt start on ikkagi väga muljet avaldav talle, et ta, ma olin ka väga üllatunud, et kas ta nagu jääb kuidagi munema või midagi, et ei, et see on selline litakas selge ja siin pühitakse minema paigalt. Aga kui sa nagu ikkagi, et mõtleme, kellele see auto võiks olla, võt see oli see ka küsimus, et kas alati on hea ka et sa aimu siis see konkreetne auto, kõik see varustus, mida oli palju, ja see värv maksis 184 000 eurot. Jah, selliste autode puhul hinnast rääkimine on nagu selline nagu inglise keeles, et kui sa pead küsima, et siis ei ole mõtet enam edasi rääkida, aga kas ta on eriline, ütleme, kui linnapilis mõelda, seda kindlasti, kas ta juhitavuselt on eriline, on küll, sellepärast, et ta jällegi Porsche omaselt, ta suudab
seda vedrustust niimoodi ohjata, et sa võid selle sportliku seadega sõita justkui igal pool. Sõidad halva tee peal ja sa sõidad sileda tee peal ja ta ei ole kunagi nagu ebamugav. Ja siis tal on see viimane režiim on Sport Plus, et mis on nagu natuke jäik juba. Aga et täpselt sellisele inimesele peaks olema täiesti ideaalne auto, kelle mõtlesin, et kes tahaks hirmsalt nagu ühte teist saada. Aga ta ei saa. Aga lapsi on palju. Lapsi on palju. Võib-olla ta on ärimees, kes peab siblima, ma ei tea, 2, 3, 4 linna vahel niimoodi, aga ta tahab saada ikkagi sõiduautot, no kurviliselt teed, ta tahab nautida seda. Ja siis sa võtad selle auto, sa sõidad ja sa saad selle 911 tunde mingil kujul kätte. Võib-olla mitte küll nii otseselt, eks. Mootor on seal Panamera lees ja ta on suurem ja raskem. Aga kõik need roolirattad, kõik see kogu see salongi sisu, see on nagu sportauto Porsche 911, veel muidugi Panameral selles mõttes ekstra lisadega, et see kõik on väga ilus sealt seest võrreldes 19. Ja ei, ta on alati, kui Porschedest, sina räägid sellest, kuidas nad kurvides käituvad, mina räägin sellest, kui head need nupud ja kõik see sisu on, et me nagu siin, nad ei olnud ka selle auto kalt läinud ja eriti kihvt see tagatiib, see antitiib siis, mis nupust tuleb välja, ta ise tuleb ka äkki mingitel kiirustel. Me nendeni muidugi ei jõua. Mina jõudsin. et see tiib ei tõuse lihtsalt kuskilt niimoodi tühjusest, vaid ta, see on niisugune ulmeline, et ta tuleb kõigepealt keskelt niimoodi nagu üks kitsam tiib ja siis see omakorda sõidab veel niimoodi külgedele laiali, see on väga kihvt, ma sellega mängisin mitu korda. Vajutad sees nuppu, siis jooksed taha vaatama, kuidas see käib. Kihvt auto on jah, et hinna number ka muidugi kihvt, aga ma mõtlengi, et hind võib-olla ei ole seal nagu nii oluline, et pigem see, et jälle, kas sa eristud selle autoga tänapäeval linnapildis hästi, kui sa otsid sellist masinat? No kui ta nii punane nagu see oli, siis muidugi eristud, ta peabki olema. Muuhulgas selle punase värvi lisavarustus hind oli 3960 €, kui ma ei väga ei eksi. Mõistlik investeering tõenäoliselt jällegi. Absoluutselt. Et sa eristud sellega ja neid GT kupeesid on ka teisi, eks Mercedesel on see AMG GT ja Mersul, BMW-l on välja tulemas, Audil, aga Panamera. Ta on hea juhi auto ja pikkade distantside jaoks ka, et. Ja mis nende praktilisuse kohta, tagaistmete kohta rääkida, et sinna tegelikult ka mahub täismehed istuma, et see on sest et neid nii-öelda 4-kohalisi autosid, mitte küll 4-ukselisi, aga näiteks meil oli hiljuti BMW 8 seeria oli testis, mis on 4-kohaline auto, küll 2-ukseline, aga seal taga on istmed. Ja kui mina, kes ma armastan suhteliselt nina vastu esiklaasi istuda, panin istme enda järgi paika, siis ma oleks ühe oma kleenukestest lastest võib-olla sundinud sinna taha istuma küll, jah, et kõigepealt paned jalalabad viltu, siis torkad sinna vahele ja siis sa oled seal. Jõuga. Just, et tegelikult need istmed on puhas nali, et see, ma ei tea, miks neid sinna üldse, kas see on mingi müügi argument, et see on nüüd 2+2 autot. Ei, aga selles Panameras on päriselt ruumi. Seal on telje vahe 2,9 meetrit, et see on nagu korralikult luksusmasinates ja sul on veel, mis on kihvt on see, et tagaistujaid ei diskrimineerita mingisuguse suvalise pingiga, vaid sul on põhimõtteliselt samasugune iste nagu juhil, mis on keha järgi, see on mugav istuda ja sul on veel seal meelelahutuspaneelikesed ees, kus sa saad jälgida muuhulgas, kui kiirelt näiteks juht sõidab. Ja selles autos oli ju need ekraanid pandud, mis on juhi peatoe ja kõrvalistoja. Porsche omad, mitte mingid no-name'id. Tabletid. Ja seal peal saad sa tõesti panna selle näidikute ploki endale ka, et kui jube on parajasti olukord. kas issi on ikkagi, minu oma näiteks siin viimati avastas ühe proovisõidu autol, et ta näeb kuskilt klaasi peegeldusest seda elektroonilist kiiruse numbrit ja siis ta mulle kandis ette. Euroopa Liidul ei ole neid ohutusasju vaja, kui sul on üks südametunnistusega laps tagaistmel. Jah. Võib-olla lisaks veel ühe nagu nüansi ära selle Panamera kohta, siis võib otsad kokku sõlmida, et üks oluline erinevus Panamera ja teiste selliste Porsche kogukamate autode, näiteks maasturite vahel on Macan ja Gen, on see, et Panameral on see sama loogika sees nagu 19, et kuidas ta on häälestatud sõitma. Sest ta on 4-rattaveoline. Me sõitsime talvel siin Macaniga, see 4-rattavedu oli selgelt väga-väga turvaline, aga see tähendab seda, et ta ei olnud eriti lõbus. Panamera käitub täpselt samamoodi nagu Porsche 911 4S loogika. Hakkad kõvasti viitsi andma, siis esirattad hoitakse õrnalt mängus, kuni 30% saadetakse sinna jõudu. Et ta sõidab nagu tagarattaveoline auto, millel on mingi kihtturvalisus sees. Et selle auto kohta ikkagi, ütleme nii, et väga-väga lõbus kogemus. Nii et minge siis proovige ka ja kui meeldib, siis ostke.
saab ka natuke odavamalt, ma arvan, et seal mõni lisa need ekraanid seal seljatoe küljes võid ära jätta. No jah, ei pea seda punast värvi võtma 4. Seda peab kindlasti. Seda peab, Nii, aga ma sulle ütlesin, et me teeme ühed teemad, aga ma just praegult otsustasin ümber, sest et tahaks rääkida saate viimases blogis hoopis teist juttu. Sellepärast ma annan sulle pärast võimaluse rääkida oma teisest proovisõiduautost, mis oli päris mitu nädalat tagasi, umbes 1 minutiga. 1 minutiga, selge, kiire müügipitch. Cupra Ateca, ehk siis Seati uue sportliku divisjoni esimene lapsukene, mille nimi on nüüd siis Cupra Ateca. Ateca on juba praegu Seatil üks väiksem linnamaastur. Väga huvitav, see on pisikene maastur, ta on umbes 4,5 meetrit pikk, aga temasse on pandud sisse 300-hoobuline mootor, korralikud pidurid, hea juhitavus ja ta on kerge. Ta on umbes 1600 kilogrammi. Ja me pikendame natuke seda minutit, sest ma tahan see vahele öelda, et hetkel räägib Kaur Ilves linnamaasturist. Kes on neid saateid varem kuulnud, teab, kuidas Kaur Ilves suhtub linnamaasturitesse, nii et jätkame. Ta oligi sellepärast huvitav, et ma ei ole põhimõtteliselt linnamaasturite vastane, aga ma tahaks leida linnamaasturi, millega on sõita võimalik nii sõita, et sul maanteel ta ei aja südant pahaks. Ja Cupra Ateca või Ateca üldse ta tundub sellise mõnusa nagu natuke crossoveri stiilis olevat, et kui on halb tee, ta on piisavalt kõrge, aga ta ei ole nii kõrge, et maanteel oleks ta ebamugav. Ja ta läheb ikkagi sellised väiksemate maasturite klassi, ütleme, võrdluseks on ta siis Audi, mis need on, et Q3, võib-olla Mercedes, BMW X1 võib-olla, aga seal sees on piisavalt ruumi. Ma olen 1,90 m, paned istme enda järgi, ka minu selja taga sai normaalselt istuda. 4 inimest sõidab mugavalt seal, 5 inimest mööndustega, aga miks mulle ta meeldis on see, et ta on tõeliselt võimekas auto, tal on hea dünaamika, tal on hea mootor, ta kiirendab 5,2 sekundiga 100, temaga on lõbus sõita, nagu oli see Leon ST300 Ford Drive. Ta on lihtsalt natukene kõrgem. Temas on sellist mõnusat kergust, mis tihti jääb nagu nendes linnamaasturites puudu. Sul ei ole seda tunnet, et see auto on 1600 kilogrammi, ta liigub kergelt, mõnusalt. Ta on praktiline ja ta ei aja sul südant pahaks. Ja lõppude lõpuks, mis on kõige ägedam, on see, et ta on väga mõistliku hinnaga. Jah. Et kui meie viimane kurimaastur, millest me siin rääkisime minu arust, Macan oli, see on täiesti teine hinnaklass, oli Škoda Kodiaq RS, mille selle konkreetse proovisõiduauto hind oli ikkagi 56 000 eurot. Siis Cupra Atecat väga punnitades vast ajab kuskile nõks üle 40 000 või? 41 vist oli see, et siis on tal kõik peal. Muidugi, mis teda Kodiaqist eristab, et tal ei ole 7 koha võimalust, aga see on ka ainuke asi. Ta on natuke väiksem, aga ta on ikkagi väga mõistlik auto, just ütleme siis sellise inimese, kes tahab sõidurõõmu, aga tal on vaja seda mõistliku hinna eest ja samas tal on vaja natuke seda praktilisust. Et ma olin väga-väga üllatunud ja selle autole saab ka külge nüüd erinevalt sellest Leon Ford Drive'ist saab hakekonksu. No näete. Et käru taha ja tehke kartulitele hirmu. Nii et on Kaur Ilves rääkis linnamaasturist. Teeme väikse pausi ja siis võtame viimase teema, mis ei saata alguses tutvustamata. Nutikamad võivad aimata, mis see on. Teil on mõned sekundid aega pakkumised teha. Oleme tagasi autotunniga. Käisin kinos. Sina käisid kinos ja veel ei olnud tegemist Kiired ja vihased 9. osaga, vaid käisime vaatamas kodumaist dokumentaalfilmi. Kui mõnes teises raadiosaates või podcastis selline lause kõlaks, siis ma kardan, mina vahetaksin juba kanalit, sest ma ei ole eriline dokumentaalfilmide fänn. Aga loomulikult räägime me Ott Tänaku film The Movie. Ja ma ütlen, ma läksin sinna loomulikult kergete eelarvamustega, mitte aimdustega. Treilerit olen näinud, eks ju, Korsikal nägin ka kõike seda rallimaailma seest, aga ikkagi dokumentaalfilm rallist, spordist, kui põnev see olla saab või et üle 2 tunni kestab. Just 2 tundi 15 minutit ja läksin kohale ja see oli, ma olin pärast täiesti, ma ei ütleks endast väljas, sest ma olen ikkagi eestlane, ma ei näita emotsioone välja, aga see oli, minu jaoks oli tõeline filmielamus.
ma suutsin sellest kirjutada ühe väga lühikese arvustuse, see oli paar lauset, et see film on ülikõva ja minge kõik vaatama. Kuidas sinu arvamus oli? Ma nüüd müüsin niimoodi, tegin kõva sissejuhatuse. Just, nüüd nagu seda maha teha oleks... Ja nüüd hakka sina rääkima, mis seal kõik valesti oli. Ma läksin nagu pigem oli see, et ma läksin neutraalselt võib-olla sinna peale, et ma olen sellised dokke näinud, et rallist, et annab teha väga igavalt neid dokke, kus on mingid rääkivad pead, kes täidavad eetrit sellega, et kuidas mingid mutreid nagu mingites kriitilises olukordades vahetati ja nii edasi. Aga selle filmi tegi kihvtiks minus see, et seal oli selline pidev siuke tempovahetus nagu, et sul ei tekkinud seda kohta, et sa kukud otseselt seal kuskil nagu mingisse ühte rutiini ja ta kattis ära mitte ainult nagu Oti kasvamise, mis mulle meeldis see, et kuidas nagu ühest nagamanist, ütleme egoistlikust nagamannist kasvas välja nagu tõeliselt nagu strateegiliselt mõtlev küps rallisõitja. Kes muu hulgas vahepeal visati üldse WRC sarjast välja, eks, 9 aastaks. Jah, et et Ford või M-Sport ütles, et meil ei ole vaja siukest venda, kes nagu... Esimese katse lõpuks autos üle katuse keerab, et ei saagi. Ja ta tuli tagasi ja öeldi, et see on nagu uskumatu. Ja võib-olla nagu osad, kes on käinud vaatamise, kes on kirjutanud arvust ja ütlevad, et see film on liiga pikk. Et ta käib kronoloogiliselt läbi ju 2018 aasta kõik kiiruskatsed. Just. Et see on nagu asi, mida tasuks võtta pigem boonusena, sellepärast igal katsel on üles nopitud mingi see oluline pirn või kontekst Oti jaoks just, miks ta oli tähtis. Jah, et seal ei olnud lihtsalt, et näitame kõik katsed ära, sest meil on see materjal on ju filmitud, et et me ei saa seda ära raisata. Mis minu jaoks, minu enda emotsioon, see selleks, ma käisin kinos koos oma sõbraga, kes on tõeline Avengisi mees. Tal on jumala suva, millega, see auto peab olema turvaline, ta ei tohi katki minna, kõik sellised asjad. Ta küll suutis tookord vaimustuda, kui ma võtsin ta kaasa sõitma selle Bentley Continentaliga, GT-ga, siis ta sai aru küll, et automaailmas mingi asi on sees, aga üldiselt temale see film meeldis, selles mõttes, et tal ei olnud igav nende kohtade peal, kus näidati võidusõitu. Just täpselt sellepärast, et see kogu aeg vaheldus. Seal nagu Kivirähk on üks Kivirähu tegelane ütleb alati iseloomustab Pettensi, mida ta vaatamas käis. Sai nutta ja sai naerda. Täpselt Ott Tänak film, et seal on päriselt, seal on naljakaid kohti, kus nagu saal naerab. Jah, see on tõesti, see on naljakaid kohti, ma ütlen ausalt, et ma võib-olla kui olen mulje jätnud, et ma olen ka siuke kalk ja külm Eesti mees, aga seal on väga-väga palju selliseid emotsioone, et kui sa nagu mõtled ennast Oti kohale, siis võtab ikka nagu silmamärjaks küll. Et see, et kuidas sind tabab ebaõnne otsa, et olles nagu järjest pingutanud, kuidas Järveoja kirjutab selle legendi, ma ei tea, 4-5 korda ümber, nagu kõik on valmis. Ja siis jälle põmaki käib hüppe ära, mingisugune polt läheb katki, auto on katki, küll läheb turbo katki. Just, et alguses kui nüüd keegi, me nüüd otseselt spoilereid ei räägi, aga me räägime ikkagi filmist, et kui te tahate puhta lehena minna, siis ma soovitan teil nüüd ikkagi lõpetada kuulamine. Aga et jah, et kui seal alguses näidati või siis seal vahepeal, et kuidas tal enda süül või miks nagu, tal alguses halvasti läks, sest ta oli lihtsalt liiga ülbe oma sõidustiili ja oskuste hindamisel. Ja siis, kuidas ta võttis mõistuse pähe, hakkas nagu teisi kuulama, Marko Märtinil on seal väga suur roll kogu selles Oti loos. Ta hakkas teda kuulama ja siis nagu hakkas kõik hästi minema ja siis hakkab, tuleb mingi muu traagika, sest siis hakkab tehnika alt vedama ja lihtsalt kuri saatus. Kuri saatus, jah, õnne ei olnud ja see film muidugi ta on, ma ei tea, minust nagu selles, et dokumentaalina see on midagi uskumatut, et mis tasemel see tehtud on. Et kõik see nagu see, ütleme, kogu selle filmi struktuur, ülesehitus, muusika on spetsiaalselt kirjutatud nagu teatud lõikudes, ei ole kuskilt copy-paste võetud. Ja ma täna kuulasin Raadio 2 Kaidi Klein, kes on selle filmi üks produtsent või stsenarist, ühesõnaga loojate tiimist, rääkis, et kui pikk protsess oli, et saada filmis kasutatavat Katy Perry loole õigusi. Sest seal on mitte ainult lihtsalt plaadifirma ja Katy Perry, vaid seal on mingid publisherid, kellelt kõigilt ja see kadalip viitsiti läbi käia. Ilmselt oli kunstiline taotlus, see lugu peab seal olema ja nähti kõva vaeva. Et ärge kartke seda 2 tundi 15 minutit, teil ei hakka igav, te ei sure sinna kinosaali ära, et minge vaadake, saate natuke rohkem rallist teada. Ja ma kuulsin täna
siia saatesse sõites uudist, Ott Tänak ostis osaluse Marko Märtini selles rallitiimis. Motorspordis. Jah, Marko Märtin Motorspordis ostis, et nüüd nad hakkavad kahekesi, et Motorspordis sõitis Ott ise ka siis või? Ühesõnaga. Igal juhul, Tänak vist ütles, et ta tahab endale nagu ehitada karjääri ka peale seda nagu aktiivset rallikarjääri. Just täpselt nagu Marko Märtin on seda teinud, et ta ei ole läinud, ma ei tea, kuskile automüüjaks, vaid tegeleb selle rallimaailmas edasi. Et see oli kihvt film. See on äge film ja tõesti seda tasub vaadata, et see nagu, ütleme, on võrreldud natuke nagu Tõde ja õigusega omal moel. Et aga miks ka mitte? Pikkus on enam sama. Pikkus on, kusjuures ma rääkisin seal peol inimesega, kes on seal tiimis Gazoo Racingus tihedamalt sees ja ta ütles, et tema nägi seda esimest versiooni paar nädalat enne esilinastust ja siis oli selle pikkus 2.30. Et ma ei tea, mille arvelt siis, mis sealt maha võeti, et kas siis visuaalseid rallikaadreid või traagilist Otti, ma ei tea. Aga see on äge film ja selles mõttes, et ma arvan, et miks tasub teda vaadata, on veel see, et kas see vist on, ütleme, ainukene kord, kui Ott ja kaardilugeja Järveoja räägivad lahti selle intsidendi, mis neil juhtus Mehhiko rallil, kui see auto sinna... Jaa. Kuidas ta sinna järve lõpuks maandus ja kui see auto uppus ära 10 sekundiga. Et selliseid detaile minust ei ole nagu pressis mitte kunagi varem olnud, et see on lugu, mis väärib nägemist. Ja kui sa seal Tõe ja õiguse sisse tõid, siis see nüüd ei ole PÖFFi peakorraldaja Tiina Lokki, kuskil avalikult esit arvamus, vaid ma lihtsalt kuulsin esikajärgsel peol, kuidas ta ütles, et temale see film väga meeldis. Ja ta ei olnud seda mitte korraldajatele, niimoodi, ütleme, viisaka klaasikõlistamise käigus, vaid lihtsalt seltskonnas olles ja tasub meenutada, et näiteks Tõe ja õiguse kohta oli Tiina Lokil üht koma teist öelda. Võib-olla kuskil ametlikus arvustuses on ta ka juba Oti filmi kohta midagi muud öelnud, aga nii et kui te meid ei usu siin, kellel tuleb suust bensiinilõhna, siis uskuge Tiina Lokki. Nii, aga sellega oleme tänase saatega ühele poole saanud ja kuuleme järgmine nädal.